tere! Mina olen Toomas ning selles videos räägin MyView funktsioonist, mis aitab BIM-Collab Zoomis efektiivsemalt navigeerida. Kui olete BIM-Collab Zoomi tarkvara varasemalt kasutanud, siis arvatavasti olete kokku puutunud nende 3 ikooniga siin. Tihtipeale kasutatakse neid osamudelite sisse-välja lülitamiseks või siis kiirelt mõne osamudeli ainuselekteerimiseks. Näiteks kui tahame kiirelt võtta vaatesse vaid konstruktsioonimudeli, siis klõpsame navigeerimisaknas EK mudelile ning vajutame võrdusmärki. Siis kuvatakse vaid konstruktsioonimudel ning ülejäänud peidetakse ära. Pluss- ja miinusmärgi nupud teevad sisuliselt seda, mida võiks neist ka oodata. Kas lisavad või eemaldavad soovitud mudeli või mudelid vaatest. Kui soovime näiteks konstruktsioonimudelile lisada veel torude mudelid, võtame need navigeerimisaknas valikusse ning vajutame plussmärki. Nüüd kuvatakse nii torud kui konstruktsioon. Kui aga soovime eemaldada näiteks vee- ja kanalisatsioonimudeli, käib see miinusmärki vajutades. Kiireks koondmudeli vaatamiseks selline kasutusviis täidabki oma eesmärki sihipäraselt. Tegelikkuses aga saab nende nuppudega teha palju enamat ning luua enda soovidele kohandatud vaate ehk MyView. See valik salvestatakse vahemällu nii kauaks, kuni programm lahti on. MyView jaoks on üleval ribal ka rippmenüü, kus saab sisuliselt samu asju teha, mis ka ribonil. Lisaks on aga selline valik nagu Clear My View, mis puhastab kõik valikus olevad elemendid vahemälust. MyView kasutamisest ning kasulikkusest saab kõige paremini aru seda demonstreerides. Alguses, kui koondmudel lahti teha, siis valikus ei ole midagi. Kõik mudelid on nähtavad, kuid MyView vaatesse ei ole veel midagi lisatud. Show Hide Component või siis kiirklahviga tühik, osamudelite peitmine ning taas tagasitoomine ei ole sama, mis kasutada pluss- või miinusmärgiga nuppe, kuigi algul võib nii tunduda. Näiteks kui peidan tühikuga ära mõned osamudelid, siis järgi jäänud mudelid ei ole veel automaatselt lisatud MyView vaatesse. Ehk kui vajutan sellele natuke päikest meenutavat sümboliga nupule siin, siis on järsku vaade tühi. Seda nuppu kasutatakse selleks, et tuua nähtavale MyView vaates olevat sisu. Oletame, et tahame luua vaate, kus on kuvatud ainult konstruktsioonimudel ja eriosad, kuid ei ole lisatud arhitektuurseid osamudeleid. Selleks valime navigeerimisaknas endale soovitud osamudelit ning vajutame plussmärki kas ribonpaneelilt, parem klõpsuga lahti tulnud menüüst või vajutame lihtsalt klaviatuuril plussmärki. Nüüd kuvatakse meil soovitud osamudelid, samas kui kõik arhitektuursed elemendid on peidetud. Kui ma nüüd vajutan Restore View ehk toon nähtavale kõik osamudelid, mis on sisse laetud, siis näidatakse jälle kõike algupärases vormis. Erinevus on aga selles, et kui lihtsalt tühikuga peitmisel ei jäänud programmil midagi meelde ja ma peaksin sama tulemuse saavutamiseks kõik arhitektuursed elemendid uuesti ära peitma, siis MyView funktsiooni puhul jäi programmile meelde, mis minu soovitud vaates olema peaks, ning kui nüüd vajutan sellele päikeseikooniga nupule, siis kuvatakse vaade, kus on soovitud elemendid sees ning arhitektuurne osa väljas. Teeme läbi veel ühe näite. Oletame, et meid huvitavad käesoleva projekti puhul ainult 3. korrusega seotud elemendid. Üks viis neid välja tuua oleks tekitada section box ümber hoone ning siis sättida lõike tasapinnad ümber 3. korruse. Justkui toimib. Kui aga tahame vahepeal mingeid muid toiminguid teha, näiteks vaadata teisi korruseid või minna lõigetega mujale, siis kaob meil soovitud vaade elementidest ära ning pärast peame hakkama kõike uuesti sättima. Palju lihtsam viis on võtta kõik 3. korruse elemendid korraga valikusse ning teha nendest MyView. Kui meil on ees algvaade, võime teha lõikepinna, kust saame kätte vajaliku parameetri, mille järgi sorteerida valik. Näiteks tekitame hoone ühe küljele lõike, võtame valikusse mingi elemendi, millel on küljes korrust määrav parameeter, näiteks selle seina siin, valime all vasakus nurgas olevast property setist location vahelehe ning teeme hiirega parem klõpsu building story parameetril ja valime show similar. Nüüd on valikus kõik elemendid, mis on seostatud selle parameetriga, antud juhul korrusega. Valiku parameetriks võib olla tegelikult mis iganes muu parameeter, mis huvi pakub, ning just niimoodi valides saame MyView vaatesse lisada endale vaid vajalikke komponente hästi kiiresti. Kuna selles näites tahame valida kõiki elemente, mis on seostatud 3. korrusega, siis vajutame võrdusmärgiga ikooni ribonpaneelilt, hiire parem klõpsuga menüüst või klaviatuurilt, juhul kui on selleks eraldi klahv klaviatuuril. Kui vahepeal seikleme mudelis ning kaotame lõikepindasid, lülitame osamudelid sisse-välja ja nii edasi, siis 3. korruse vaate saame alati taastada vaid päikesemärgiga nupule vajutades. Nii palju küll teadmiseks,
et Show My View nuppu vajutades jäävad lõikepinnad alles, seega kui tahame näha tervet My View vaadet, tuleks kõik lõikepinnad kustutada sellest nupust siin. Lisamärkusena mainin, et Show Similar valiku tegemise töövõtet kasutades peab olema veendunud, et kõik mudelites olevad IFC klassid või siis valitava parameetriga seotud elemendid oleksid ikka õigesti määratletud. Kui näiteks eelnevalt demonstreeritud korruse valimise näites oleks sama korrusega seostatud veel mingid elemendid, mis ei peaks seal olema, näiteks kogemata on päikesepaneelid samuti 3. korrusega seotud, siis võetakse need samuti valikusse. Sellisel juhul tuleks muidugi teavitada projekteerijat, et edaspidistes mudelite uuendustes tehtaks parandus. Aga ajutiselt võib need elemendid manuaalselt eemaldada MyView vaatest, võttes nad valikusse ning vajutades miinusmärgiga ikooni või klaviatuuril miinusklahvi. Kui vaatate ribbon-paneelil ikoone, siis on seal tegelikult 2 päikesemärgiga nuppu. Hetkel kasutasime vaid vasakpoolset, kuid ka parempoolne nupp on väga asjalik teatud situatsioonides. See näitab meile MyView vaadet samal ajal kuvades kõiki teisi elemente läbipaistvana. Oletame, et MyView vaates on meil ainult ventilatsioonimudel, siis niisama vaadetes ei pruugi koheselt arusaadav olla, kus mingi element asub võrreldes näiteks arhitektuurimudeliga. Siin on aga näha tervet maja, samas kui fookus on ikkagi just ventilatsioonimudelil. Läbipaistvuse tugevuse sättimiseks tuleks võtta ülevalt menüüribalt Extra, siis Settings, seejärel Model ning valida slaideriga Transparency osakaal. Minul on valitud hetkel 95%, kuid see võib olla mis iganes number 60 ja 99 vahel. Mida väiksem number, seda vähem paistab element läbi. Kokkuvõtteks tahan öelda, et MyView tööriista tuleks kindlasti omal käel katsetada ja mida rohkem eksperimenteerida, seda paremaid töövõtteid saab enda jaoks avastada. Valikusse saab lisada erinevaid elemente kas kiirselekteerimisega property seti parameetritest, nagu eelnevalt näitasin, või ka ükshaaval manuaalselt ning kõik see jäetakse meelde. Eriti kasulik on see koosolekutel, kus lahatakse erinevaid kitsaskohti ning mõne probleemse koha juurde on vaja korduvalt tagasi tulla. Siis ei pea iga kord kõike otsast peale hakkama sättima, vaid saab ühe nupu vajutusega soovitud struktuuri kätte. Loodan, et see video andis inspiratsiooni eksperimenteerida MyView funktsiooniga ning julgustan kindlasti seda endale käepärasemaks treenima. Head katsetamist ning järgmise korrani!